Tõuskem kuulama püha evangeeliumit. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lugemine püha Luukase evangeeliumist 11. peatükist. Ja Jeesus ütles neile: kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: sõber, laena mulle 3 leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda. Kas saaks ta toast vastata: ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis. Ma ei saa üles tõusta sulle andma. Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järele jätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud ja annab talle nii palju, kui tal vaja. Ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao, või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid anda oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes seda paluvad. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Palun istuge. Kuigi kirik on olnud avalike ürituste jaoks nüüd 2 kuud kinni, on töö siiski toimunud, uskuge või mitte. Kiriku uksed on tihti olnud lahtised, hingehoidlikke vestlusi, telefonivestlusi on toimunud. Suurel neljapäeval jagati armulauda ja osadusleiba. Juhatuse, töötegijate ja kiriku ehituse meeskonna koosolekud on siiski toimunud, aga veebis. Ja veebis on üldse palju töö olnud, eriti jumalateenistuste kujul. Selle töö hulgas, mis on sellel perioodil siin tehtud koguduses, kuulub ka koguduse leerikool. Ja leerikool on tõepoolest toimunud enamasti veebis, ainult esimene kohtumine ja kohtumine just see nädal või eelmisel nädalal oli siin laivis siinsamas suures saalis. Üle-eelmisel korral leeritunnis oli meil teemaks 10 käsku. Ja vaatasime neid 10 käsku läbi ja tunni lõpus küsisin nende käest, kuivõrd hästi eestlased suudavad siis elada nende 10 käsu järgi ning milliste käskudega õnnestub pigem hästi ja milliste käskudega õnnestub pigem halvasti. Ja enam-vähem ühelmeelselt öeldi, et 4. käsuga õnnestub eestlastel kõige paremini. Nimelt, sa pead austama oma ema ja isa. Võrreldes teiste käskudega siis oli just see käskus anti eestlastele siis palju punkte. Ja mina olen norralasena sellega nõus. Mina arvan, et selles valdkonnas on keskmine eestlane siiski päris tubli ja näeme ka, kui suurepäraselt tähistatakse emade päeva. Täna ei saa võrrelda sellega, kuidas tähistatakse minu kodumaa. Ja see on tore. Aga siis küsisin ju ka, et millega ei õnnestu nii hästi.
Ja leerlaste sõnum siis oli mitu käsku, millega ei olnud olukord väga hea siin Eestis. Näiteks teise käsuga sa ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Sest Eestis võetakse ju just nimelt Jumala nime suhteliselt tihti suhu. Aga kahjuks tihti ilma asjata, mitte kui palve või pöördumine Jumala poole, vaid lihtsalt kui täidesõna või sidesõna. Aga täna on meil siis palve pühapäev. Ja mis siis palve on? Ütlesin ka alguses, see on seletada või kirjeldada kui kõne Jumalaga, suhtumine Jumalaga. Võrdlakse Piiblis nii meiepoolse südamuks avamisega, seda niimoodi Ilmutuse raamatus, kus Jeesus ütleb, näe, ma seisan ukse taga ja koputan, siis Jeesus on see, kes koputab meie ukse peal. Aga palve võrreldakse ka sellega, kuidas meie koputame Jumala uksele ja seda just tänases evangeeliumi tekstis. Palve on aga üks nähtamatu võrgustik, mille kaudu saaks Jumala tahtmine maailmas teoks. Nähtamatu võrgustik, mille kaudu saaks Jumala tahtmine maailmas teoks. Sest kõik, mis juhtub maailmas, pole Jumala tahtmine. Palves on 2 osapoolt. Oled sina ja siis on Jumal, või siis meie ja Jumal. See on dialoog. Dialoogile kuulub ju nii rääkimine kui ka kuulamine. Ja palves Jumalaga on need mõlemad väga tähtsad. Ei tohi ühte unustada, olla ka Jumala ees vaid ja lugeda tema sõna, mis ta oma sõna kaudu ütleb meile, on ka oluline. Mitte ainult iseenda soove talle rääkida. Palve on nagu Jumala demokraatia. Meid kaasatakse, meil lubatakse rääkida kaasa maailma asjades ja Jumala riigi asjades. See on meie hääleõigus. Aga nagu mujal maailmas, et kui sa ei kasuta oma hääleõigust, siis sa oodata ei saa, et sind kuulatakse. Niimoodi on ka palvetega, et nagu tihti öeldakse, et kui Jumal on olemas, miks ta ei sekku siis, kui see ja see juhtub. Aga siis võib küsida tagasi, aga kas sa palvetad, et ta sekkuks? See on üks viis, kuidas Jumal kaasatab meid. Ja läbi palve saab nii-öelda see Jumala riigi sfääri meie maailmas suuremaks. Palve, see on sama tähtis kristlase jaoks kui vesi ühe taimi jaoks. Just nagu taim võib surra, kui talle ei anta vett, siis nii on saa ka meie usuga. Kui me üldse ei palveta, siis suure tõenäolisusega meie usk ka sureb. Ja kui võrrelda edasi, mis on palve, siis võib võrrelda keelega. See on nagu keel ja äkki ongi keel. Aga nagu iga keele kohta võib öelda, siis on alguses raske õppida. Kui on inimene, kes on usus ja ta tahab palvetada, siis võib tunda, et see tundub raske või kuidas mina seda suudaks teha või mis sõna ma siis valin. Nagu iga keele kohta võib öelda palve kohta, et vajab harjutamist ja vajab praktikat.
Kui sa istud kodus ja tahad mingit võõrkeelt õppida, siis on väga keeruline seda õppida. Aga kui sa lähed keskkonda, kui seda keelt kasutatakse, lähed sinna maale näiteks, kui seda keelt räägitakse, siis on sul palju lihtsam. Ja samamoodi ka sellega, kes on usus uus, kui ta läheb sinna keskkonda, kui seda palvekeelt kasutatakse, siis on tal ka palju lihtsam seda keelt vaikselt ära õppida. Aga mõni inimene võib tõesti, ja eriti need, kes on usus värsked, aga võib ka olla inimesed, kes kogu elu on olnud kristlased, kes võivad karta näiteks kõva häälega palvetada. Ta kardab, et ta kasutab palves valeid sõnu. Aga siis tea, et Jumala jaoks on oluline see, mis su südames on. Need sõnad, mis tulevad suust välja, see on üks asi. See on oluline, kui mina siin kirikus teenides palvetan. Minu jaoks küll väljakutsev, sest ma ei ole pärit Eestist ja ma mõnikord palvetan vaba palve. Aga loomulikult, kui sa niimoodi paljude inimeste ette pead ühte palve lugema või öelda, siis on hea, et on nagu arusaamas keeles. Aga muidu Jumal vaatab südant. Tema jaoks ei ole tähtis, kui ilusti seda öeldi. Üks palve, mis suvala, sa ütlesid midagi palves, mis tuli sügavusest, sinu südame sügavusest. See võib mõjutada palju rohkem või paremini kui üks väga ilusti öeldud ametlik palve. Ja kui me ise oleme siis isiklikus palves, siis on see eeldus, et me saame öelda täpselt seda, mis meid koormab või mis me tahame Jumalale öelda. Siin kirikupalves teeme mõnikord nii, palvetame konkreetselt, aga need üldised kirikupalved, mida ma tihti loen ette, need on sellised üldised meelega selleks, et iga palvetaja siin kirikus saab panna oma mõtteid ja oma palved nende sõnade juurde. Just sellepärast, et nad nii üldised, nagu nad on, et meie ise saame oma mõttes, oma palvetes panna midagi juurde. Võib ka palvetada Jumala sõnaga, kui sul endal puudub sõnu, või palvetada meie isa palvet psalmide raamatu palvetega või näiteks osta endale Vennaste koguduse loosungi raamatut, kus on nii päevasõna kui ka päevapalve. Tänane evangeelium on osa Jeesuse õpetusest palve kohta. Ta on just õpetanud oma jüngritele just meie isa palve. Ja nüüd ta räägib ühe tähendamissõna. Selles tähendamissõnas on sind ja mind võrrelatud inimesega, kellel tuleb väga hilja südaööl külaline ja sa oled hädas, sest sel külalisel on pikk tee selja taga. Loomulikult tol ajal ei olnud mingit mobiiltelefoni, sa ei teadnud selles, et ta tuleb, aga ta tuleb, ta on sulle väga armas külaline. Aga ta tuli nii hilja ja sul ei ole midagi panna lauale, kuigi ta on väga naljane. Just nimelt sellepärast ka, et tol ajal oli nii, et iga päeva jaoks küpsetati leiba. See oli igapäevane tegevus. Ja nüüd oli selle päeva leib otsas, mis sa siis teed. Selles tähendamissõnas on ka Jumal ja tema on huvitavalt võrreldatud selle teise mehega teises majas, eks selle esimese meie sõbraga, kes elab ilmselt läheduses, aga kellel on lapsed, kes juba magavad. Sel ajal oli muidu tavaliste inimeste jaoks tihti nii, et kõik terve pere elas ühes ruumis
lapsed ja ema, isa elasid ja magasid siis põrandal ühes ruumis. Et see on nagu olukord. Lapsed juba magavad, vanemad juba magavad, ukse lukk on kinni. Seega on arusaadav, et siin ei ole loomulikuks antud, et vastus peab kindlasti olema jah, kui see sõber tuleb küsima leiba. Aga Jeesuse mõte siin on siiski see, et jah, ta annab. Sellepärast on ta sõber või sellepärast, et ta on nii peale tükib. Ja samamoodi on Jumalaga, et me ei tohi kartma, et me nagu segame teda. Ta tahab, et me küsime, kui meil on midagi mures südames, tuleb palvetada ja tuleb nii-öelda segada Jumalat ka öösel. Ja kui kohe vastus ei saa, siis on siin Jeesuse üleskutse lihtsalt jätkata palumisega, kuni selgelt vastus saab. Siis mõnikord tuleb tõesti oodata vastust. Jumal annab oma vastust omal ajal, aga mitte ainult seda, mitte alati seda, mis sina ootad. Kui sina palud hõbedat, siis võib juhtuda, et tema annab hoopis kulda. Nagu Dietrich Bonhoeffer, üks saksa teoloog, on öelnud, Jumal ei täida kõiki meie soove, vaid ta täidab kõiki oma tõotusi. Alustasin jutlu sellega, et rääkisin leerilastest ja leeritundidest. Ja sellest teisest käsust ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Võtkem siis meie Jumala nime tihti suhu, kuid asjalikult, see tähendab, et palvena, veel ülistusena, nii väikeste kui suurte asjade pärast tohime Jumala nime suhu võtta ja paluda. Leerilastega pole me veel tulnud selle teema juurde, mis on kogudus. Koguduse teemast räägime alati, kui meil on kirikuteemaline päev Hageris. Ka see aasta on eesmärk selline. Aga koguduse teema on muidu oluline palve suhtes, sest kogudus saab võrrelda ja Paulus võrreldab seda Kristuse ihuga. Kogudus on Kristuse ihu. Ja see jälle tähendab, et palve on suhtlemine Jumala ihu sees. Ja Jumala ihu sees on kõik ju seotud. See võib-olla aitab meid aru saada ka, kuidas palve saab Jumalat mõjutada, et ta saab seda kuulda, sest me oleme üks ihu. Ja kui me palvetame koos Kristusega, Kristuses, Jeesuses, siis aitab tema meid ka näha maailma tema silmadega, kuulama tema kõrvadega. Ja mida paremini õppime Jeesust tundma, seda suurem ja suurem sarnasus tekib tema palvete ja meie palvete vahel. Suur tänu, Jeesus Kristus, palvekingi eest. Täname selle eest, et sina oled meie suur eespalvetaja Jumala ees ja koos sinuga toome ka meie tulla Jumalale ette. Õpeta meid palvetama seda, mitte ainult, mis meie igatseme, vaid palvetame ka seda, mis sina igatsed. Seda palvetame Jeesuse Kristuse nimel, meie Jumal. Aamen. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.